Ma pidin korra silmad kinni panema. Ja puhkuvõigas. Jaa, mänosfäär, mis sealt tuli. Ma tahaks tegelikult loota, et enamik noori ei ole niivõrd hukas kui sealsed tegelased. Eufooria 3. hooaeg on väljas ja ma ei ole näinud ammu, et midagi saaks nii metsikult palju kriitikat kui see. Iga kord, kui küsid kellegi käest, kas sa oled juba näinud, siis see on nii nõme, see on palju nõmedam kui 2 esimest hooaega. Tead, mina ütlen ausalt, vaata, sõjas kasutatakse mingeid piinamismeetodeid. Ma arvan, et selle 3. hooaja vaatamine peaks olema üks nendest meetoditest. Ma ei usu sind, ma olen vaadanud seda 3. hooaega ja minu arust on see tore, aga võib-olla siin ongi klassikaline boomer-soomer efekt, kus on üle 40-stele tundub see, ma ei tea, minu arust on väga hea ja alla 25-stele tundub nagu kahtlane. No vaatame, teeme lahti, mis siis oli häiriv ja mis ei olnud. Teeme lahti. Kes ei tea, kus kohast Eufooriat vaadata, siis tšekake Teliasse. Sellepärast, et läbi Telia paketi saab HBO odavamalt kui muidu. Eufooria puhul minu arvates nagu kõige ägedam on see, mis on saanud nendest tegelastest ja need inimesed on hakanud oma elu elama. Võib-olla võtamegi hakatuseks siis Eufooria staarid ette. Et loomulikult alustame Zendayast. Kuidagi nende Disney staaridega on see, et nad jõuavad oma karjääris väga huvitavatesse kohtadesse, näiteks Eufooria. Vahel arvatakse, et Disney staarid, kes on alustanud siis oma karjääri Disney staarina, et nende karjäär mingil hetkel hääbub, aga Zendayaga ei ole see üldse nii läinud. Ega ka mitte Jake Pauliga. Tänan selle võrdluse eest. Zendaya ei ole selles sarjas ainult näitleja, vaid ta on ka esimese 2 hooaja tegevprodutsent ja ta on väga siis palju vahetanud mõtteid sarja looja Sam Levinsoniga, et kuidas see karakter täpselt võiks välja kujuneda. Ja see karakter tegelikult on Sam Levinsoni enda kogemusest kirjutatud, et Sam Levinson siis on nii sarja stsenarist kui režissöör, ta on nagu kõik asjad teinud ise, kontrollinud väga seda loomulikulist protsessi ja tal endal on siis karm narkolugu rääkida, ta on endine sõltlane, ta oli noorena kindel, et ta sureb 16-aastaselt ja nüüd ta siis on vorminud selle enda kogemuse sinna Zendaya tegelaskujusse. Mõnes mõttes see on väga tore, et Sam Levinson justkui kõlab geeniusena, aga temaga on palju probleeme ka olnud. Kuna ta kontrollis kõike ise, siis on heidetud talle ette, et ta viimasel hetkel kirjutas stsenaariumit ümber. Näitlejad pidid viimasel hetkel teksti hakkama ümber õppima. Mõned näitlejad läksid taga isegi riidu. Me ei näe 3. hooajas esinemas Kätti, sellepärast, et ta lihtsalt kirjutati sealt sarjast välja. Aga mida me näeme 3. hooajas on näiteks see, et Sam Levinsoni abikaasa on ka sinna tegevprodutsentide hulka kuidagi murdnud, samas kui Zendaya on sealt siis eemaldatud. Selle kohta ma olen kuulnud, et esimesed 2 hooaega on paremad ja siis nüüd, kui on need nii-öelda teised kirjutajad või tema juures on ja siis sellepärast see on nii halb. Need tõsised fännid, nad tunnevad, et see lugu ei lõppenud nii, nagu see oleks pidanud või nagu see oleks lõppenud siis, kui need õiged kirjutajad oleks jäänud alles nii-öelda. See on seotud sellega, et tegevprodutsent Kevin Durant lahkus meie hulgast ja et Kevin Durant siis nagu produtsendina hoidis seda kampa koos, juhtis juga, ütles, kes mida tegema peab ja et kui see kontroll ära kadus, et siis Sam Levinson plähmerdas seal midagi ja ajas siis suhted segaseks ja suhted sassi. Traagilistest lugudest veel rääkides siis saatuse iroonia on see, et sarjas kehastab rõu narkodiilerit Fescot näitleja nimega Angus Cloud, kes päriselus ka suri narkoüledoosi tõttu. Seda ma olen ka näinud, et ta isegi nii-öelda ei näidelnud seal sarjas, et see oligi lihtsalt tema ja milline ta on. Kas sa tead, milline oli Anguse karjäär enne seda, kui ta Eufooria sarja sattus? Ei olnudki vist. Ei olnud, just nimelt, et ta oli ettekandja ja siis ta avastati ja kutsuti sinna sarja, et näed, selline roll, et tule hakka tegema. Ta karjäär võttis väga ootamatu pöörde, ta ei saanud selle pöördega justkui hakkama. Sam Levinson ütles, et HBO, kes on Eufooria tootja, isegi maksis tema võrdlusravi eest, suunas teda võrdlusravile, aga sellest hoolimata ta ei tulnud sellest välja. Aga räägime Jakob Elordist, nii. Kelle tegelaskuju Eufooria sarjas on üks vihatumaid tegelaskujusid, sellepärast, et ta alustab ikkagi seal tõelise mölakana.
3. hooajaks on ta justkui tervenenud mees. Ma ei ütleks. No nii. Ma arvan, et ta on just rohkem nagu, no see läks nii hulluks tal. Ma nägin seda murdepunkti ka seal nii-öelda sarja keskel siin nüüd 3. hooajas, kus selle mehe mental on täiesti läinud. Et ta alguses oli hästi selle Cassie nii-öelda selle OnlyFansi vastu ja värki, aga siis kui tal hakkasid endal tulema need võlaprobleemid, siis oli näha, kuidas ta murdus ja tee, see teine poiss, ja muidugi tee temaga pilte ja tee temaga need erootilised videod ja muidugi, mul oli nii ebamugav seda vaadata. Nii et minu arust ei ole kordagi selle sarja jooksul olnud korras peast. Sel 3. hooaja puhul kõige tugevamaks liiniks ongi toodud siis seda OnlyFansi liini või seda, kuidas siis tegelased üritavad sotsiaalmeediaga raha teenida, mis on ju väga selge seos tänapäevase eluga. Et tundubki, et see sotsiaalmeedias raha teenimine on nii lihtne, sa hakkad see postitama, see pole midagi, ma lihtsalt teen seda raha pärast, ma ei müü nagu midagi maha. Tegelikult see sisemine konflikt säilib. Ja tegelikult ju, kui sa sinna OnlyFansisse endast erootilisi pilte postitad, siis väga tugevalt kerkib üles see küsimus, kas sa müüsid oma keha maha või ei müünud? Ma arvan, et Cassie puhul näiteks ta ei müünud ainult oma keha, ta müüs oma terve hinge maha minu arust seal. Esiteks need beebikaadrid. Oh my god, kus tal oli luitsuus. Ma pidin korra silmad kinni panema. Aga nagu, ma olin hästi mul oli rõve tunne seda vaadata, aga siis ma hakkasin mõtlema, see tegelikult teebki nalja selle üle, mis meil päriselus toimub. Sest et ma olen ka Instagramis näinud täiskasvanud naisi, kes siis mängivad, et nad on beebid ja see ongi fetiš. Nii et ma ei saa pahaks panna seda sarjale, sest et see on päriselus ka nii. Ma arvan, et Euphoria üks siis edu võtmeid ongi see, et ta tekitab pidevalt sust tugevaid reaktsioone, tugevaid emotsioone, et sa tunned kõige sagedamini minu arust jälestust ja puhku võigas ja siis vahepeal võib-olla tunned kellegi pärast rõõmu ka. Natukene, jah. Aga üsna minimaalselt. Yeah. Siis on Zendaya tegelaskuju Rue on armunud Julesi, keda mängib Hunter Schafer. Nüüd huvitav on Hunter Schaferi puhul see, et ta on päris elus ka transsooline ja et sellesse rolli siis Julesi transsoolisesse rolli otsitigi meelega transsoolist inimest ja see on Hunter Schaferi esimene roll. 3. hooajas mul on tunne, et ta natukene et see näitleja rääkis nii-öelda oma lugu või see tegelane, aga see oli väga sarnane sellele, mis ta päriselt on. Et ta rääkis seal ühele oma sellele nii-öelda meeskliendile, et ta juba hakkas seda soovahetust tegema hästi noorelt, 14-aastaselt, nii on ka päriselus, hästi noorelt käis kunstikoolis ja maalib, see on ka kõik nii nagu päriselus tema elust. Ja need maalid ka, mis seal on, need on ka kõik tema omad päriselt. Ja ta kirjutas Sam Levinsoniga koos seda karakterit jällegi, et miks me leiame tema eluga paralleele seal, sest ta luges alguses seda skripti, vaatas, et aga päriselt nagu transsoolised inimesed nii ei mõtle või ma tunnen, et siin on mingisugune ebakõla ja siis ta aitas seda tegelaskuju koos kavandada. Ja läheme korra tagasi Nate'i juurde. Nate'il on isa. Selle isal on 3. hooajas palju väiksem roll kui esimeses 2 hooajas. Isa mängib siis tegelane, kelle nimi on Erik Tein ja Erik Tein ka tänaseks ei ole enam meie hulgas. Ja ma ei tea, kas sa panid 3. hooaega vaadates tähele, et kuidas siis seda isa filmitud on või et kuidas ta liigub või mis situatsioonis teda näidatakse? Kas tal oli see... See on ALS on see inglise keeles. See on nüüd nii huvitav. Ma kuidagi kusagil pea taga teadsin, et ta on lahkunud, aga ma ei pannud seda kokku kuni praeguseni. Aga nüüd see on nii huvitav, et ta mängis seal justkui ta on purjus kogu aeg, ta istus hästi palju ja kas see on siis seotud sellega nüüd? Ilmselt on, sest et aastal 2025 tuli siis Erik Tein välja oma haiguslooga ja ütles, et tal on see haigus, see hakkab mõjutama tema edasist elu, aga ta sellest hoolimata soovib Euphoria sarjas kaasa lüüa ja jällegi siis lähtuti tema siis sellest isiklikust seisundist ja kirjutati see osa nii, et ei paistaks tema haigus välja, aga ta tegelaskuju oleks olemas.
kõik osad jõuti ära filmida tema elusoleku ajal, aga lõpptulemust ta ise ei näinud. Miks sa arvad, et Eufooria nii kultuslikuks sai? Sest noored saavad samastuda sellega. Küll võib-olla mitte nii väga selle 3. hooajaga, aga muidu. Aga mis seal nii teistmoodi on? Selles mõttes, et ma kohtusin ka täna ühte 18 aastast on ja ta ütles, et aga esimestes hooajades ma sain nii palju samastuda ja 3. hooajas ma enam ei saa. Ja siis ma mõtlen, kas sa oskad seda sõnastada, et mis siis juhtus seal 3. hooajas, et sa enam nii väga ei saa samastada? Okei, meil olid esimestes hooaegades olid ka need suured mingi narkodiilerid on ja ma saan sellest aru. Aga siin mulle tundub, et seal prooviti nii palju teha ja siis seda kõike nagu sinna sisse mahutada ja üks hetk ma vaatan, kuidas Cassil on lutsu, seda on seal jalad harki, siis on jälle me oleme mingi maffia juures, kedagi piinatakse, siis tuleb jälle OnlyFans, see oli nii nagu... Kõik asju on liiga palju. Ja see oli nii ülepaisutatud ja see oli kuidagi, ma ei tea, mulle lihtsalt ei meeldinud see hooaeg. Võib-olla see sari tahtis sulle öelda, et see kõik on väga halb, et siis lükkame üle võlli, et sa saaksid paremini aru, et see kõik on väga halb. Okei, sain aru. Ma nüüd ei puutu kokku mitte kunagi ühegi hirmsa narkodiileriga. 3. hooajas juhtub üks asi ja nüüd tuleb spoiler, mistõttu siis on ka ette heidetud, et võib-olla see 3. hooaeg ei oleks pidanud niimoodi ära lõppema, sest nüüd, kui 3. hooajas saab surma peategelane Zendaya, siis on selge, et 4. hooaega enam ei tule. Ja Nate sai ka surma. Nii et 2 nagu väga-väga olulist tegelast. Aga nagu ma arvan, et see on hea, et kui see nüüd päriselt ära lõppeks, sellepärast, et on oht, et seda lihtsalt hakatakse, inglise keeles öeldakse milkima, ehk siis nagu pigistatakse välja kõik, mis annab pigistada ja siis see lihtsalt läheb nagu veel halvemaks, kui see juba praegu on. Aga räägime natukene nagu sarjas ka või? No nii. Nii, mul on siis paar notesi, mis mulle jäi silma nendest episoodidest. Esiteks, kohe episood 1, see, kuidas nad neid mis iganes kokaiini või fentanüüli palle alla neelasid, et ta surus näppudega endal seda kurku. Ma pidin korra niimoodi. Ma vaatasin ära, see oli nii rets. See oli jõle. Õudne. Aga see ongi see, mis tekitab seda. Siis oli see naljakas, kuidas Cassie üritas seda nagu... Mulle tundus see natukene nagu OnlyFans reklaam, kuidas ta seletas selle uhkusega, et ei, et tegelikult see ei ole porno. Et see on vale arusaam, tegelikult see ei ole. Et see on nii levinud vale arusaam, et see on porno. Ma mõtlesin, ei, nagu ma nii loodan, et noored tüdrukud, kes seda vaatavad, et nad ei võta nüüd seda külge, et on jah levinud arusaam. Ei, see on halb. Siis, mis asjad neil seal pulmas seljas olid? Mina ei ole küll kunagi sellist pulma näinud. Kõigil oli mingid riided nagu. Neil olid nagu rannariided, lihtsalt pikemad ribad olid all. Aga vaata, see on jällegi üks nendest asjadest, mida Sam Levinsonile on ette heidetud, et kogu selles Eufooria sarjas on liiga palju paljast ihu. Nagu vabandust, see ei ole realistlik. No, Julesil oli ühe nibu küljes. Tuli riidetükk ja see oli kõik. Samamoodi sinu lemmiktegelasel Madil. No, sisuliselt bikiinid on ju. Tal oli vähemalt, see oli hull, aga see oli parem kui mis sellel... Lihtsalt küsimus on selles, et kas see normaliseerib siis alastust. Ja etteheide ongi olnud see, et seal on liiga palju alastust, see jätab mulje nagu, et kui sa oled noor, siis sa peadki võimalikult palju oma ihu näitama, sest et see on sul täiuslik sellel hetkel. Tegelikult ei pea. Oh my god! Kui pärast pulma see paha mees läks neile koju järgi Cassile ja Nate'ile. Nate'id tapetakse seal on ja pekstakse. Cassil löödakse nina veriseks ja see oli nii koomeline, kuidas see kaadr oli lihtsalt, kuidas Cassie nutab seal, et see pidi olema mu parim päev ja nüüd mul jookseb ninast verd ja siis see paha mees karjub seal, ära nuta, sul läheb meik laiali. Ei, see juba on laiali. Nagu absoluutselt ei pööra tähelepanu sellele, et tema abikaasad tapetakse samal ajal. See lihtsalt näitas nagu
kui peast tühi ja ignorantne see Cassie on minu arust seal sarjas. aga see on selline klassikaline siis nartsissistlik käitumine, et sa suudad olla ainult iseendast aru saada või siis nagu, et sina oled tähelepanu keskpunktis ja see, mis toimub teistega, noh, empaatiat null. Kui ta hakkas kuulsaks saama ja Maddie hakkas teda turundama igale poole, siis ta käis nendes podcastides ja mänosfüür, mis sealt tuli. Ja minu arust nagu naised peakski olema köögis ja tänapäeva meestele tehakse nii halba sellega, et noh, miks mehed ei või siis oodata, et naised teevad süüa ja koristavad. Aga ma arvan, et see ka võib-olla päris elust väga palju ei erine. Et meil on hulgaliselt terves maailmas podcaste, kus seda manosfääri teksti levitavad nii mehed kui naised. Ja just naised, kes tahavad meeste tähelepanu. Ja rõhutavad neid stereotüüpseid soorolle ja et naise roll on olla kodus. Ei, aga see oli nii hea nagu paralleel päris eluga. See on väga-väga hea. See, kuidas Cassie ja Maddie seisid ja vaatasid seda Nate'i surnukeha, oli väga sümboolne minu arust, sellepärast et Nate on ju põhjus, miks nad alguses läksid tülli ja kõik see draama nendes eelnevates hooaegades juhtus, nii et mulle meeldis see. Nii et kui Nate lõpuks ära suri, et neil oli põhjust jälle justkui koos olla. Just, jah. Aga ma ei tea, kas nad peaks olema koos. Ma ei tea, kas nad peaks olema sõbrannad, see tundub, et vist õli tulle mõlemalt poolt, see ei tundu. Väga toksiline. Jah, väga toksiline. Mul on siuke märge pandud, et selle Cassie õde on ainuke mõistusega inimene seal terves sarjas. Ja, aga tema roll ongi olla taibu ju. Ma tundsin ennast päris palju nagu see Cassie õde. Et samal ajal, kui tema oli segadus, ma olin nagu jaa, maga. Siis täiesti lõpus Almo oli see cowboy boss, kõige bossin boss seal. Ta oli siis lõbumaja boss, eks ole? Jah, temal oli parem käsi, oli see Bishop, kellel olid need 2 rastapotsi siin kaela peal. Bishop reetis kõige lõpus seda Almot ja minu arust oli kõige huvitavam plott terves hooajas ja ma ei saanud aru, miks. Ma leidsin Redditist, et selles samas episoodis see Bishop viib Maddit just sinna Almo juurde. Maddie, ta näeb Bishopi koera, mis on puudel ja Maddie küsib, et ma ei oleks arvanud, et sina oled just puudli inimene, et võib-olla mingi kurjem koer võiks olla sul. Ja siis ta ütleb Maddile, et mulle meeldib inimesi üllatada. Ja Maddie vastab selle peale, you know what I would find surprising, a little grace in this world. Natukene halastust siis, jah? Jah, nendel oli väike silmside enne, kui Maddie läks Almoga kahekesi kuhugi sinna tuppa. Ja ma arvan, et see oli see hetk, kus siis see Bishop otsustas, et davai, ma siis üllatan ja nagu toon seda õrnust ja seda kõike siia tagasi. Ja ta võttis bossi revolverist kuulid välja, enne kui seal läks laskmiseks. Ja siis boss sai surma. Aga ka selle kohta on tulnud kriitikat, et kuidas Almo ei saanud aru, et revolver on tühi, sest et ta teadis nii palju relvadest. Tal olid ainult kuldsed relvad. Ja no fänn igatahes. Ma arvan, et see revolver koos kuulidega ja ilma kuulideta see kaalu erinevus võib olla ikka suht märgatav, aga ta ei märganud. Ilmselt see on siuke väike, et inimesed ei ole rahul sellega, et see oli kuidagi liiga nagu vaiba alla pühitud. Ma mõtlen, et Eufooria on tänaseks hetkeks ikkagi ennast väga sügavalt kirjutanud siis televisiooni ajalukku. See on üks seriaal, millest inimesed räägivad, tal on oma tähendus, tema sellest meigi kultuurist ja sellest outfiti kultuurist, sellest sai omaette elu, seda hakati jäljendama. See on kindlasti märgiline sari. Mina arvan, et võiks vaadata küll. Seal lihtsalt tuleb tähelepanelik olla. No ma arvan, et alla 16 ma ei soovita. Ei. Vajab vanemlikku selgitust. Väga tugevalt. Aga seda küll, kui sa tahad võib-olla nagu internetiga kursis olla, kõik need meemid, soundid, kõik see, siis peaks vaatama küll. Võib-olla see avab ka hea võimaluse arutada neid teemasid edasi. No, et kui sul on seal 17-18 nooruku on ja kõik nad ütlevad, oi, ma tundsin ennast sellist samastumist on ja siis ma tahaks tegelikult loota, et enamik noori ei ole
niivõrd hukas kui sealsed tegelased, aga see annab sulle võimaluse siis arutada, et mida need tegelased seal otsivad, mis neil elus puudu on, kuhu on nende siis eneseusk kadunud, mis nende elus võiks paremini minna, et see annaks rohkem lootust, et nad ei peaks haarama siis narko järele. Kui sa meie arvamusega ei nõustu või nõustud, siis mine sinna alla kommentaaridesse ja pane meile üks siuke tekst, et mis sina sellest arvad. Ja kui sa seal all juba oled, siis vajuta seda subscribe nuppu ka. Meil läks väga vaja seda.